Tere, head seminari kuulajad, kes te huvitute toidu raiskamise vähendamisest ning toidu märgistamise teemadest. Mina olen Maria Õnnis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast ning juhatan sisse tänase seminari. Viimastel aastatel on aina enam hakatud tähelepanu pöörama toidu raiskamisele. Väidetavalt läheb umbes kolmandik kogu maailmas toodetud toidust kaotsi või raisku, mis tähendab umbes 1,3 miljardit tonni toitu igal aastal. Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringus selgub, et Eestis visatakse igal aastal ära ligikaudu 84 000 tonni toitu, mis on hinnanguliselt rahas ligikaudu 164 miljonit eurot aastas. Uuringute põhjal on peamiseks põhjuseks toidu raisku minemisel toidu riknemine, valmistatud toidu kauaks seisma jäämine või toidu liiga suure koguse valmistamine. Ka toidu säilivusaja ületamise tõttu läheb väga suur hulk toitu raisku. Tänane seminar tutvustab ühte võimalikku lahendust, kuidas edaspidi on võimalik vähendada toidu raiskamist ühes toidugrupis, milleks on piimatooted. Nimelt kutsus Riigikantselei ellu innovatsiooniprogrammi, mille raames töötasid Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Saaremaa vald ja Eesti Korteriühistute Liit välja erinevaid lahendusi toidu raiskamise vähendamiseks. Programmis pakuti välja ühe ettepanekuna, et edaspidi võiks piimatoodetel asendada märke kõlblik kuni märkega parim enne. Kindlasti toob märgistuse muudatus kaasa tarbijate seas pisut segadust ning see vajab ka laiemat selgitamist. Tänane lühike seminar on teemasse sissejuhatus ning kindlasti räägitakse sellest tuleval aastal erinevates töövormides, infopäevadel, seminaridel või konverentsidel. Avaldatakse arvamuslugusid ning tehakse saateid. Ikka selleks, et toidu raiskamist vähendada ning teadvustada tarbijatele, kuidas nemad saavad väikeste tarbimisharjumuste muudatustega päästa häid, kvaliteetseid ja söömiskõlbulikke piimatooteid. Tänasel seminaril esinevad Kristi Lember ning Katrin Lõhmus, kes mõlemad on Maaeluministeeriumist ja tegelevad otseselt või kaudselt toiduteemadega. Kõik, kellel tekivad seminari kuulates küsimused, saate need saata Kristile ja Katrinile, kelle meiliaadressid leiate esitluse lõpust. Toredat kuulamist kõigile. Sõna on teil, Kristi ja Katrin. Tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Kristi Lember Maaeluministeeriumist ja tore on peale kosutavat hommikusööki, kui meil on kõhud kenasti täis toiduteemadega jätkata ja meie kõigi südametunnistusele koputada. Nagu ka sissejuhatuses mainitud, et miks me üldse räägime toidu raiskamisest, siis uuringud näitavad, et Eestis läheb täiesti söömiskõlbulikku toitu aastas raisku ligikaudu 84 000 tonni. Ja ehkki me teame, et väga palju väärtuslikku toitu raisatakse kauplustes, toitlustusasutustes, siis uuringud kinnitavad, et kõige suuremad raiskajad oleme meie, tarbijad kodudes. Ja kahtlemata on COVID ja kodutöö seda võimendanud. Ja miks on toidu raiskamine üldse probleem? Toidu raiskamisega kaasnevad suured keskkonnamõjud, samuti on see ebaeetiline ja omab majanduslikku mõju. Nagu septembrikuises Müürilehes tabavalt märgiti, et kõigile läheb korda, kui kärbitakse huviharidust 7 miljoni võrra, aga toitu oleme kodudes valmis raiskama iga aasta ligikaudu 100 miljoni euro väärtuses. Selle 100 miljoni euro eest saaksid kõik Eesti 155 000 koolilast 2 kuud süüa sooja koolilõunat. Kuidas teile tundub? Kas teie hulgas leidub mõni toiduraiskaja? Meie projektimeeskonnas näiteks neid oli ja aru saime me sellest eelkõige siis, kui oli meil projekti algusest alates pikemalt kõrvalt jälginud. Saime tegelikult aru, et tänane sotsiaalne norm soosib toidu raiskamist. Selleks, et paremini mõista, mida ja miks kodus raisatakse, viisime me läbi ligikaudu 30 kasutaja intervjuud. Samuti palusime nendel intervjueeritavatel täita lihtsustatud toidupäeviku ja see toidupäevik näitas meile siis, mida osteti, mida ära visati ja
põneva tegevusena käisime ka nende inimestega poes kaasas. Nüüd nende intervjueeritavate hulka kuulus väga keskkonnateadlikke tüüpe, kuid ka suuri toiduraiskajaid. Ja läbivaks jooneks oli siiski toidu raiskamise eitamine. Ja me saime selle protsessi käigus ikka ja jälle kinnitust sellele, et toitu visatakse väga palju ära ilma endale aru andmata, kuna paljud ei sorteeri prügi ja neil pole võimalik objektiivselt hinnata ära visatud toidu osakaalu. See on siis olmeprügis. Näiteks mitu prouat mikrorajoonist väitsid samuti, et neil toidujäätmeid ei teki, kuna kõik, mis üle läheb aknast välja kajakatele. Maal elavad inimesed üldiselt toitu ära ei lisanud ja kui ülejääki tekkis, andsid need enda või naabrite loomadele. Ja kasutajauuringu põhjal panime siis kokku 3 persona profiilid, kellele lahenduste väljatöötamise ajal mõtlesime. Et nendeks on siis nautleja Gert, kes on tegelikult foodie ja kelle jaoks kvaliteetne toit on ülioluline. Ta käib kallites kauplustes, ostab peeneid toiduaineid, valmistab välismaa retseptide järgi igasugu uhkeid roogesi, toob endale koju suures koguses toitu, aga tihtilugu unustab ära selle tõsiasja, et ta on ka väga sotsiaalne ja näiteks mitu korda nädalas läheb ta lõpuks kas sõpradega välja, läheb kinno, nii et kui ta sealt kauplusest järjekordse suure laariga koju jõuab ja külmikuukse avab, siis tegelikult peab ta sealt kõigepealt välja tõstma Minul on Jaana üks küsimus. Eelmine kord varutud toidukraami ja selle tegelikult ära viskama. Et Gert mõistab, et ta on toiduraiskaja, aga ta mõtleb, et mis see kui mina oma käitumist muudan, no mis see siis suures plaanis midagi ikka paremaks ei tee. Teine persona meie projektis oli väga tegus pereema Piret ja 3. teenindaja Kristi. Kristit nüüd eristab teistest see, et tema ei ole enda jaoks tegelikult üldsegi teadvustanud, et toidu raiskamine kui selline võiks olla kas tema majapidamises või laiemalt üldse probleem. Tema jaoks toit on kütus, ta käib poes ja toob sealt neid asju, mida mees ja lapsed kodus süüa tahavad. Teda kõnetavad sooduspakkumised, nii et temalgi on teatud toiduaineid külmkapis üleliia. Aga mis siis nüüd Kristit eristab on see, et tema ei ole üldse mõelnud, et see toidu raiskamine võiks mingi probleem olla. Meie võtsime oma projektis fookusesse pereema Pireti, kes siis igapäevaselt žonglöörib mõnel päeval edukamalt, teistel päevadel mitte nii edukalt, töö, kodu, laste, hobide vahel. Tema ülesanne on hoida kõik osapooled õnnelikuna. Ja tema elus on üsna palju rutiini, nii et tema kõige suurem soov on vältida järjekordset sellist planeerimist näiteks toidu nimekirja ja nädalamenüü näol. Tihtilugu leiab ta ennast ikkagi peale tööd kell 5:30 poe väravate vahel absoluutses kimbatuses, mida osta, higipiisad laubal, kõiki toite on juba 10 korda eelmine nädal tehtud, käib kauplusest läbi, võtab need samad asjad, mida ta ikka on toiduks teinud, viib koju, avab külmiku ja vaatab, et tegelikult poolesi nendest toiduainetest avatuna oli tal külmkapis. Ja me võtsimegi sihikule Pireti ja arvestades siis persoonadega seotud murekohti, seadsime oma fookuseks küsimuse, et kuidas me saaksime teha nii, et toitu ostetaks parasjagu ja olemasolev toit saaks ka ära kasutatud. Ja selleks siis me kaalusime mitukümmend erinevat lahendust kokkuhoiukultuuri, külmikukommete, toidupakendite, kaupluse keskkonna ja kogukondliku toidu väärtustamisega seoses. Ja kohtusime ka erinevate huvirühmadega ja arutasime võimalikke lahendusideid. Ja saime teada, et näiteks pankade ja kauplustega rääkides, et mitmed meie välja mõeldud lahendustest olid neil moel või teisel juba ka kasutuses.
Näiteks Rimi vahepeal on saanud valmis rakendusega Tühjenda oma külmik ja seetõttu ei jäänud seekord Innotiimi raames põhjalikke koostöökohti nendega sõelale. Nii et me jätkasime külmikukommete ja toidupakendi suunal. Me nuputasime, et kuidas siis jõuda selle Pireti ja teiste persoonade külmikusse ja muuta nende külmikukombeid ja seeläbi vähendada toidu raiskamist. Et külmikukommete muutmiseks kutsusime ellu sellise eksperimendi, mis oma olemuselt on väga lihtne. Selleks, et külmikusse mitte unustada toitusid, mis vajavad kiiremas korras tarbimist, tuleks sinna rajada eraldi riiul söö siit kõigepealt alaga. Ja selleks, et jõuda erinevate leibkondadeni ja saada siis koostatud juhendile ja ideele tagasisidet, viisime septembri lõpus külmiku eksperimendi läbi Tallinna Saksa Gümnaasiumi 7. klassis ja Saaremaa gümnaasiumis. Ja eksperimendis kutsusime osalema umbes 100 õpilast, kellest 80 oli siis valmis osalema, kellest omakorda pooled andsid meile tagasisidet, et tõepoolest nende kodus sellise ala sisseviimine külmikusse vähendas toidu raiskamist ja mis meile eriti sümpaatne oli, et omakorda nendest pooled andsid teada, et need tegelikult peale seda eksperimenti jätavad selle ala oma külmikusse ja kasutavad seda edasi. Ja me siis leidsime, et selline lahendus tegelikult näitab, et see innovatsioon ei pea olema mingi tohutult suur tehnoloogiline avastus või midagi täiesti uut, et teinekord võib usaldada ka väga lihtsaid lahendusi, et seesama söö siit kõigepealt ala tegelikult on selline, mida igaüks saab siit kas või endale täna kaasa võtta ja kodus järele proovida. Nüüd uuringud näitavad, et piretid üle Euroopa viskavad iga 10. piimatoote prügisse, kuna pakendil olev märgistus kõlblik kuni viitab talle, et toode ei ole enam tarbimiskõlbulik. Ja ta käitub tarbijana tegelikult täiesti õigesti, sest märgistused parim enne ja kõlblik kuni ütlevadki sõna-sõnalt oma tähenduse. Kõlblik kuni märgitakse kiiresti riknevale toidule, mis võib säilimisaja ületamisel muutuda lühikese aja jooksul inimese tervist lausa ohustavaks. Märgistust parim enne kandev toit on parimate omadustega märgitud selle kuupäevani, kuid selle möödumisel on toit veel mõnda aega piisavalt hea ka süüa. Ja meie küsisime siis endalt, et kas piim ja piimatooted, mis on läbinud kuumtöötluse ning mis ei kujuta tegelikult kohe pärast kuupäeva kukkumist ohtu tervisele, on Eestis üldse õigesti märgistatud. Me uurisime maad, selgus, et Põhjamaad ongi pastöriseeritud piimade puhul läinud märgistusele parim enne. Toiduhügieeni korüfeed Eestis toetasid seda märgistuse muutmise mõtet ka Eesti piimatööstustes ja me tegime põhjaliku eeltöö, koostasime taustamaterjalid, panime paika läbirääkimiste strateegia ja olime valmis tegelikult mõõdukaks skeptitsismiks. Aga me hakkasime siis mõtet põrgatama Veterinaar- ja Toiduametiga ja erialaliitude esindajatega, kaupluste ja piimatööstustega ja tegelikult meie mõõdukaks üllatuseks olid kõik osapooled muudatusega nõus. Ja alates septembrist ongi võimalik poelettidelt leida juba parim enne märgistusega piimatooteid. Et arusaadavalt ei saa selline suur muudatus toimuda üleöö, ettevõtted peavad kasutama ära oma olemasolevad pakendivarud ja meile on andnud ka teada Valio, et nad järgmise aasta algusest plaanivad samamoodi jõustuda ja pastöriseeritud toodetega sellist märgistuse muutust. Nii et mida näiteks selline märgistuse muutus võimaldab siis poodidel teha, on annetada piimatooteid ja säästa suur hulk piimatooteid ära viskamisest. Nii et nüüd ma annangi sõna üle oma kolleegile Katrinile, kes räägib sellest teemast lähemalt. Tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Katrin Lõhmus ja töötan siis Maaeluministeeriumis toiduohutuse osakonnas. Ja võtan jutuveerja üle siis Kristi käest ja püüan
anda teile siis ka natuke tausta, miks me räägime säilimisaja märgistusest natuke kaugemas, suuremas plaanis, mis reguleerib säilimisaja märgistamist, kuidas tarbija seda mõistab, natukene vaatame ka siis neid parimaid praktikaid, mis kasutusel on maailmas ja natukene vaatame ka uusi ideid, siis, mis liiguvad praegu säilimisaja märgistamise osas. Et miks see teema siis nii teravalt meil täna laual on? Kristi juba juhatas sisse, kuid veel nagu suuremat tausta ja taha anda, siis 2020 aastal tuli välja Euroopa Komisjon strateegiaga talust taldrikule, mille eesmärgiks on kestlik toidusüsteem ehk siis aus, tervislik ja keskkonnasõbralik toidusüsteem. Ja see kestlikkus ei pea olema mitte ainult siis tootmises, töötlemises, kaubanduses, toidu tarbimises, vaid see kestlikkus tahetakse saavutada ühe eesmärgina siis toidu raiskamise vähendamises ehk siis toidujäätmete ja kao vähendamises. Ja see on ka toonud selle teema teravalt meie tähelepanu keskpunkti. Kui me nüüd räägime, miks me räägime säilimisaja märgistamisest, et 2018 tehtud Euroopa Komisjoni uuring näitas, et 10% toidujäätmetest tekib selle tõttu, et kas tarbija või toidukäitleja on säilimisaega märgistust valesti mõistnud. Vaatasime siis siia sisse, et mida annaks siin nagu paremaks teha. Kindlasti ei ole see hõbekuul, mis toidu raiskamise probleemi lahendab, kuid see on kindlasti üks paljudest lahendustest, millega peab tegelema. Nüüd annan teile põgusa ülevaate säilimisaja märgistamisest ja määramisest. Teatavasti on meil olemas siis märgistuse määrus, üle-euroopaline märgistuse määrus 1169, mis paneb paika siis, et mis on kohustuslik informatsioon pakendil. Ja üheks selleks, mis siis peab esitama pakendil, on säilimisaja liik ehk siis parim enne või kõlblik kuni. Kristi juba nende tähendus siin põgusalt selgitas. Aga lisaks sellele on kohustuslik osa siis esitada ka säilimisaeg ja määrata säilimistingimused. Et kui toitu tuleb säilitada või kasutada eri tingimustes, siis tuleb see ka pakendimärgistusel esitada. Ja samuti lisaks nendele kohustuslikule teabele on soovitav siis anda tarbijale ka informatsiooni, kuidas käituda tootega peale pakendi avamist. Kuid siin juures siis tulles tagasi selle parim enne või kõlblik kuni valiku juurde, tuleb rõhutada, et see, millist terminit te märgistusel kasutate, kas siis kõlblik kuni või parim ennet, see tuleb teha iga toote jaoks eraldi, võttes arvesse siis toote omadusi, töötlemist ja säilimistingimusi. Ja see on iga tootja enda riskianalüüsi tulemus, kuidas ta kommunikeerib tarbijale siis oma toote säilimisaega ja kuidas tarbija peaks siis tema toote puhul konkreetselt käituma. See on kindlasti suhteliselt keeruline protsess tootja jaoks ja selleks, et abistada selles teda, on töötatud välja mitmeid juhendeid nii Euroopa Liidu tasemel kui Eesti tasemel. Siis Euroopa Toiduohutusameti juhendid on meil olemas ja Maaülikooli juhendid. Et rääkides Toiduohutusameti juhenditest, ilmusid need sellel aastal 2021 kahes osas. Esimene osa siis sisaldab otsustuspuud
mis aitab käitajal otsustada, millist säilimise varianti siis konkreetse toidu puhul tuleks kasutada. Ja aitab ka teda siis selle kaalumise juures, et mida peab arvesse võtma. Ja mida peab arvestama ka toidu säilimise ja määramisel, näiteks siis pakendi rikkumatust või eeldatavaid säilimistingimusi. Teine osa juhendist siis keskendub, et kuidas anda tarbijale teavet selle kohta, et millised on siis säilimistingimused ja tarbimine peale pakendi avamist või sulatamist. Kõik see info, need juhendid on tõlgitud ka eesti keelde ja oleme pannud selle üles siis Maaeluministeeriumi kodulehele www.agri.ee, sealt leiate selle ka eestikeelsena. Ja siis ka juba varasemalt on meil Maaülikooli poolt välja töötatud juhendid, väga hea materjal, mida ma soovitan ka vaadata ja need on kooskõlas, need juhendid on omavahel ka kooskõlas nii Maaülikooli kui siis EFSA juhendid on omavahel kooskõlas. Nüüd jätkates siit natuke selle tarbija vaatega, kuidas tarbija meil aru saab säilimise ajast. 2018 viis Eurobaromeeter läbi uuringu säilimise ja märgistamisest arusaamise kohta. Ja siin ka mõned tulemused, kus me saame Eesti tarbija teadlikkust võrrelda Euroopa Liidu tarbija omaga. See kollane tulp on seal siis Eesti tulemus ja sinine on Euroopa Liidu tulemus. Ja esimene küsimus, mida küsiti, et kas te vaatamise sagedust, kas te vaatate säilimise kuupäeva. Ja tulemus on, et suhteliselt võrdne nii Eestis kui Euroopa Liidus keskmiselt ja siis umbes pooled vaatavad. Et see number võiks muidugi palju kõrgem olla siin. Nüüd säilimise ajast arusaamine. Et kuidas tarbija saab aru parim ennest ja kõlblik unist. Siin vasakul pool on siis parim enne tulemus ja nagu te näete, Eesti tarbija saab oluliselt paremini aru, mida tähendab sõnapaar parim enne. Et lausa need protsendid on 65 versus 47, mis on Euroopa keskmine siis. Ja paremal pool on kõlblik uni tulemus, mis on ka mõnevõrra parem Euroopa keskmisest Eestis. Ja viimasena on tulemused, kus küsiti siis, et kui teil on kapis makaronipakk, mida te ei mäleta, millal te ostsite ja parim enne kuupäev puudub, et mida te siis teeksite. Ja siin oli Eesti tulemus jälle tunduvalt parem Euroopa keskmisest, et nad kasutaksid selle ära. Ja mida ma veel juhin tähelepanu, et siin üleval pool see esimene tulp, kus on 63% versus Euroopa Liidu keskmine 36%, on, et nad ka ennem Eesti tarbija teeb nagu sellise organoleptilise hinnangu sellele tootele, enne kui ta tarbib, mis on väga positiivne. Ja siis parempoolne küsiti siis küsimust, et mida te teeksite, kui parim enne kuupäev on kukkunud ja teil on pakend avatud, siis 60% tarbijatest tarbiks selle ära. Nüüd minnes edasi meie Eesti enda uuringuga, mida me tegime 2019 aastal, siis märgistuse lugemise sagedus on, see tulemus oli 54%, suhteliselt sarnane, mis tuli ka Eurobaromeetris.
ja kui me küsisime kõlblik kuni ja parim enne tähendust, siis mõlemi puhul olid need tulemused pisut kõrgemad kui Eurobaromeetris saavutatud tulemused, aga siin on ilmselt küsimus ka uuringu metoodikas. Aga mida me saime enda uuringust nagu paremini aru, olid need profiilid, et kelle puhul meil on probleem. Kõlblik kuni puhul mõistab siis 62% seda tähendust õigesti, kuid probleem on meil pigem siis, kes ei mõista, ja tarbivad ka peale seda kuupäeva seda toitu, on siis mehed ja vanemaealised. Nüüd parim enne tulemus oli siis 75% ja siin võib välja tuua, et probleemsem grupp Eestis on venekeelne elanikkond, et 49% venekeelsest elanikkonnast leiab, et peale selle kuupäeva kukkumist seda toodet enam tarbida ei tohi. Versus kui eestikeelsest elanikkonnast oli see protsent ainult 11, 49 ja 11, need on päris suur arusaamiste vahe. Ja siin on ilmselt ka siis tegemist eelkõige just selle keeleprobleemiga, mis meil siin on. Et mida kokkuvõttes, mida teha siis, et toidu raiskamist oleks vähem ja me täidaksime siis oma toidu raiskamise vähendamise eesmärgid. Alustaks tarbijast, et kindlasti peab see teadlikkus tõusma. Tarbija peab aru saama, mida tähendab parim enne, mida tähendab kõlblik kuni, et sellel on sisuline erinevus, mida talle püütakse öelda, kuidas ta peaks käituma selle toote puhul. Tarbijal peab tekkima parem arusaam, kuidas toitu säilitada ja ka kindlasti pakendi lugemise harjumusel ei ole siinkohal vähetähtis. Nüüd toidukeskkond, see, mida siis tarbijat ümbritseb ja toetab siis tema otsuste tegemisel. Et siin võiks kommunikatsioon tarbija suunal minna selgemaks, et toidutootjad võiksid läbi mõelda, kas nad kasutavad toodete puhul õiget säilimisvaja liiki, et kas ta kasutab siis parim ennet või kõlblik kunit, kas see on korrektne. Kuidas on pakend disainitud, et kas kuupäev ja sõnapaar on ühes vaateväljas, see on tänasel päeval lubatud, et nad on erinevas vaateväljas, aga võib-olla disaini huvides või tarbija huvides, et tal oleks kergem haarata, oleks seda mõistlik esitada koos, kas see on äkki võimalik, et see oleks kontrastne ja piisava kirja suurusega esitatud, ka see on oluline. Ja igaüks võib testida tarbija peal, et kui palju tal kulub aega leidmaks säilimisaega tootepakendilt, et panna kokku nii säilimisaja liigi, siis kas on parim enne või kõlblik kuni ja kuupäev ise leida üles. Et see võib huvitav ülesanne olla ja huvitavad tulemused on. Nüüd seoses Kristi poolt räägitud innovatsiooniprojektiga vaatasime natuke just piimatoodete puhul ringi ka naaberriikides ja annan teile väikse ülevaate, et mida me seal nägime, et mida siis meie naaberriigid teevad siin ja kuidas käituvad. Rootsi. Meil on soovitus kasutada väljendeid usaldage oma meeli, nuusutage ja maitske. Ja siin on ka üks Arla piimatoode, kuhu on siis lisatud märgistusele sageli heaga pärast, parim enne märgistuse alla. Veel Rootsi näide ja ka Arla, et nagu ma ütlesin, see sageli heaga pärast, kuid siin on, sellel tootel on konkreetselt pandud ka pakendamise kuupäev peale ja antud viide tarbijale, et see säilimisaeg on 7–9 päeva. Ja otsetõlge siis, et ka selle kohta, et siin on jahutatud toode, mitte säilitada kõrgemal temperatuuril kui 8 kraadi, ehk siis säilitamistingimused.
Veel Rootsist rääkides nägime ka ühte väga head näidet, mida on kauplustes tehtud. On pandud üles sellised plakatid, sildid tarbijale, kus kutsutakse üles vähendama toidujäätmeid ja valima enda jaoks piisava säilimisajaga tooteid. Ja pööratakse tähelepanu sellele, et kui tarbija plaanib toitu süüa täna, homme, siis ei ole pikema säilimisajal võib-olla mõtet. Ja siis selline klassikaline loosung juurde, nõusuta maitsevaate. Liikudes edasi Belgia näide siin, kasutatakse ka piimatoodete puhul siis parim ennet ja lisainformatsioon, et tegemist on värske tootega, peale avamist kiirelt tarbida ja on antud ka siis infot tehnoloogia kohta, kuidas see toode valmistatud on. Nii, Norra, siit praktika, et alates 2008 aastast on lubatud siis parim enne kuupäeva kasutamine ja lisavad ka juurde sageli hea ka pärast ja nuusutaja maitse. Taani ka pastöriseeritud piimatoodete puhul kasutavad parim ennet ja annavad infot, kaua see säilib külmkapis peale selle avamist, millisel temperatuuril. Ja siit sellised mõtlemiskohad, et mida me saaksime täna juba ära teha kokkuvõttes. Et tuleks läbi mõelda, et millist säilimisaja märgistuse terminit oma toodetel me kasutame. Et see riskianalüüs tuleb igal tootjal endal läbi viia. Otsuste tegemisel aitavad juhendid. Soovitame, et nii parim enne, kõlblik kuni väljendid ja säilimiskuupäev oleksid ühes vaateväljas. Et see aitab tarbijat oluliselt. Ja miks ka mitte anda juurde lisateavet sarnaselt Põhjamaades nähtule, et vaata, nuusuta maitse, võimalik on kasutada ka piktogrammi või siis enamasti hea ka pärast ja ka siis säilimistingimused, kaua säilib avatuna näiteks. Kauplused, et nagu me nägime Rootsist seda praktikat, et antakse tarbijale käitumisjuhiseid, et sama võiks proovida ka Eestis teha, et kutsuda üles tarbijaid vähendama toidu raiskamist, öelda, et parim enne toode on enamasti hea ka pärast. Väga hea väljend on ka parim enne toodete puhul, et peale kuupäeva möödumist vaata, nuusuta maitse. Kutsuma üles valima lühema säilimisajaga tooteid, kui tarbitakse toitu lähiajal. Ja veel praktilisi soovitusi näiteks toidumenü planeerimise kohta ja õigel temperatuuril hoiustamise kohta. Ja miks mitte ka anda parima enne ja kõlblik kuni selgitusi, et mida need väljendid tähendavad. Ja siit ka üks skeem, mida me lahkelt oleme nõus jagama, mida võiks kommunikatsioonis kasutada, et selgitada, mida siis need kaks terminit sisuliselt tähendavad. Nüüd teadaolevalt on Euroopas käimas rohepööre, selle raames vaadatakse üle ka pakendimärgistuse nõudeid ja Euroopa Komisjon praegu väga intensiivselt töötab uute ideedega, et kuidas säilimisaega võiks paremini siis esitada pakendimärgistusel. Näitan teile mõningaid ideid, mis on testimisel tarbija peal. Need ei ole ei soovitused ega ka kindlasti mingid
kokku lepitud tulevikuvaated, et kuidas me märgistama hakkame, need on lihtsalt ideed, mida proovitakse tarbija peal, kas ta mõistab neid või kuidas paremini esitada, et tarbija saaks aru, mida säilimise ajal tegelikult see väljend tähendab. Nii, tarbija uuringus siis, mis need võimalikud ideed on, mida testitakse, et siin vasakul pool näete sellist praegu Põhjamaades kasutusel olevat varianti, kus siis antakse juurde, esiteks nad on nii väljend kui siis kuupäev ise on ühes vaateväljas, teiseks antakse juurde siis neid üleskutseid, et sageli heaga pärast ja nii edasi. Paremal pool on siis püütud disainiga eristada kõlblik uni ja parim enne, et kus siis kõlblik uni on niisuguse hoiatava punase värviga ja parim enne on siis erinevaid värve kasutatud siin, aga mis kindlasti ei ole punane, aga ei ole siis nii, ei mõju nii hoiatavalt. Nüüd siin siis variandid selle kohta, kus on kasutatud ka tootmiskuupäeva ja mängu tulevad ka piktogrammid ehk vaata, nuusuta, maitse sümbolitena. Ja parempoolsel on siis mindud niisugust liiklusmärkide loogikat pidi, kus siis kolmnurk tähendab hoiatust ja ring võib-olla siis niisugust soovitavat või pehmemat sõnumit kandvat. Nii, ja siis ka selline ette disainitud variandid, kus on need samad elemendid kasutusel, mis varasemalt ma näitasin, kuid siin parempoolsel võib-olla tuleb see prügikasti märk veel parim enne märgistuse puhul mängu. Aga need on jah testimise, ma kordan üle, need on testimisel variandid, et see ei ole ei kehtivad ega planeeritavad nõuded. Nüüd veel informatsiooni, mis on sellel nädalal just toimunud, et Euroopa Komisjon avalikustas konsultatsiooni märgistamise teemal, kus ühe plokina on ka sees säilmise ja märgistamise küsimused ja kestab see 7. märtsini ja asub Euroopa Komisjoni kodulehel Have to Say ja sinna saavad vastata kõik, nii teadlased, eraisikud, organisatsioonid, ettevõtted, et soovitan kindlasti osaleda ja vastata nendele küsimustele, see on oluline panus, et me jõuaksime tulevikus paremale säilimise ja märgistamise, parematele säilimise ja märgistamise nõueteni. Aga siinkohal mina lõpetan, et küsimusi võib saata meile e-postile, et rõõmsasti vastame kindlasti nendele ja kas on suulisi küsimusi? Tundub, et hetkel ei ole, täname teid, Kristi ja Katrin, nende väga huvitavate ettekannete eest. Ja kui on tekkinud veel küsimusi, siis kirjutage kindlasti Kristile ja Katrinile ja emaili aadressid on nähtavad siis eeloleval slaidil. Täname ka kõiki, kes seminari kuulasid ja vaatasid. Toidu raiskamise teema on kindlasti väga oluline ning kuidas täpsemalt ja praktiliselt märgistust toetavad logod või märgid välja nägema hakkavad ja kuidas neid kasutada, näitab meile kindlasti lähitulevik. Räägitakse toidu raiskamisest ka tuleval aastal täpsemalt erinevatel seminaridel ja infopäevadel.
Tulevaste sündmustega saate kursis olla Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehe või veebilehe pikk.ee kaudu. Head toiduraiskamise vähendamist meile kõigile ja ilusat päeva jätku! Aitäh!